Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, Pereraadios Einar Laigna ja meie üldteema on olemine ja olemasolemine. Mõtiskleme pisut mõningate päris lihtsate asjade üle selles temaatikas. Olemas olemine oma konkreetsel kujul on ju mingi osa suurest olemisest üldse. Me oleme seda teemat filosoofiliselt kunagi käsitlenud. Elu näitab seda, et suured sügavad teoreetilised probleemid lähevad inimestest nagu üle ja mööda. Tegelikult elu põhiasjad on väga lihtsad ja neid tuleb ka seletada väga lihtsalt ja elementaarselt. Ei tahaks pikalt peatada millelgi negatiivselt, aga olgu alguses mainitud. Eestlased hooplevad praegu üldiselt uhkelt sellega, et nad on kõige ateistlikum rahvas maailmas ja suhtumine ka internetis igasse teemasse, mis puudutab kirikut või religiooni, on sadade viisi vihaseid kommentaare, millest üksikud vahel püüavad ka midagi asjalikku öelda, aga enamus koosneb see asjatundmatust, pimedast sõimust ja kätega vehkimisest. Rahvas, kes peab ennast ühelt poolt äärmiselt kõrgelt arenenuks ja harituks ja ei tea milleks kõik, kutsutud nagu arvustama kõiki maailma kultuure ja teisi rahvaid. Ja kui siis eestlased arvavad või vähemalt suur osa või ilmselt nagu näha enamus, et ateism on midagi väga kõrget ja teaduslikku ja õiget, siis ma esitaksin esimese loogilise küsimuse. Siis peaks ju Eesti riigi ja rahvaga olema kõik kõige ideaalsemas korras. Ja kuidas siis on kujunenud ometi Eesti Vabariigist kurjuse riik, kus nii toimub tegelikult omaenda rahva päris kiire likvideerimine, arvesse võttes kohapeal kujunevaid olusid eluks vajalikes valdkondades, ja seda, et rahvas on hakanud siit ära põgenema, Eestist üldse minema, et laed kukuvad alla ja et vabadussõja võidusamba rist on projekteeritud nii kurval kombel, et see ei tööta. Ja kui Estonia parvlaev omal ajal siin hukkus, siis see oli nagu märk sellest ja ma mäletan väga hästi, kuidas nii teravate vaistudega inimesed ütlesid, et sümboolselt on juba see toimunud, mis suuremas plaanis lähiaegadel toimuma hakkab. Miks siis ikkagi kõikidest ilusatest valetamistest hoolimata me teame oma sisimas, et Eesti on hukkuv riik ja rahvas. Milles on asi? Kuni elame, üritame midagi seletada, ja algame päris algusest peale. On väga teaduslik hüpotees, ka väga tõenäoline, et universum algas suurest paugust. Ennem ei olnud midagi, siis käis suur pauk ja universum hakkas paisuvalt kujunema. Mis asi on siis see suur pauk? Küsimus on ju terminoloogias ja kasutatavates sõnades. Väliselt öeldakse, nagu oleks teaduslik hüpotees ja religioosne arusaam mingis karjuvas vastuolus. Suure paugu teooria on ju tuntud vanadest arhailistest aegadest natukene teistsuguses sõnastuses. Jumal lõi maailma ei millestki. See on ju sisuliselt täpselt seesama. Ei olnud midagi ja olemine tekib äkki nii iseenesest. Mis asi on see tekkimine? Kas saab midagi tekkida lihtsalt niisama
et ei ole ja äkki tekib. Ja kas saab tekkida midagi kausaalsuse maailmas ilma põhjuseta? Mis põhjustab tekkimise? Ja juhul, kui tekkimine on isetekkeline, siis kas see ei olegi peenem sõnale Jumal? Sest Jumal ei ole ju olend selles mõttes, nagu arvavad naiivsed usklikud ja nagu arvavad sama naiivsed ateistid, kes siis kraaklevad omavahel selle üle, et ikka on olemas või ei ole olemas. Jumala suhtes ei saa üldse tarvitada eksistentsi olemasolemise mõisteid, sest Jumal ei ole eksistentsija. Jumal ise on puhas olemine ja eksistents, olemasolemine on ainult selle üks esinemisvorme. Seega loomislugu, mis on kirjas arhailise ajastu keeles, on ju sisuliselt täpselt seesama jutt, mis väga teaduslik suure paugu teooria. Mis asi on universum? Mis asi on kosmos? On tal mõte? Inimene ei saa sellele vastata, ta pole universumi ise teinud. Aga arhailistest aegadest on pärit ju meil lood, mida me nimetame müütideks. Mis asi on müüt? Tavakäsitluses sõna müüt peab tähendama väljamõeldist või muinasjuttu, millel ei ole tegelikkusega mingit tegemist. Asi on märksa tõsisem. Asja mõistmiseks ma loen kõigepealt ette teile Kreeka filosoof Platoni, kes elas aastatel 427 kuni 347 enne Kristuse sündi. Tema kaudu on meieni ju jõudnud ka lood Atlantise tsivilisatsioonist, Atlantise kultuurist ja paljudest muudest ääretult huvitavatest asjadest ja ei maksa kahelda, et Platon on keegi literaat, kes neid asju kuskil on välja mõtelnud. Egiptuses oli külas Kreeka valitseja Solon. See oli aastatel 570 kuni 560 enne Kristust. Saisi linnas Neithi templi preestrid ütlesid Solonile, et egiptlastel on 5000 aasta kirjutatud ajalugu. Ja nad naeravad natukene Soloni üle ja ütlevad, oh Solon, Solon, te kreeklased olete kõik lapsed, mõistuselt noored, teil pole vanadest pärimustest võrsunud usku ega ajast auväärseid teadmisi. Tsitaadi lõpp. Ajaloolane Theodorus Sitsiiliast on kirjutanud, et ta külastas Egiptust millalgi aastatel 60-56 enne Kristust ja egiptlased seletasid talle, et kõigepealt valitsesid jumalad ja kangelased Egiptust kuni 18 000 aastat. Surelikud olid nende jutu järgi oma maa kuningad, aga peaaegu 5000 aastat. Kuulus Torino papüürus, mis pärineb aastast 1279 enne Kristust, nimetatakse Torino kaanoniks ja see koosneb üle 160 iidse üriku fragmendist. See asub praegu Torino muuseumis. Sellel on kronoloogilises järjestuses 10 netterite või akkerite jumalkuningat, kellede valitsemise aeg kestis kokku 23 200 aastat. Viimane neist oli Horos. Pärast neid kuningaid hakkas valitsema Shemsu-Hor, see tähendab Horose järglased. Horos oli ise viimane netteri, jumal kuningas. Egiptlaste mälestustes ühendas Shemsu-Hor jumalate aega Menesest, see on siis esimene ajalooline dünastia, esimese kuningaga aastatel 3000 enne Kristust ja sellel lahutava. Mainitud registri järgi oli Shemsu-Horrile antud 13 420 aastat. Seega on Egiptuse teadaolevate dünastiate aeg, tsivilisatsioon kestnud kokku, ja pange nüüd tähele, 36 620 aastat.
edasi loetletakse papüürusel akadeemilistele egüptoloogidele teadaolevaid ajaloolisi kuningaid ja et just selle viimase aja kuningaid akadeemiline ajalooteadus ehk ütleme siis see kooliõpikute tarkus tunnistab nende ehtsust ja autentsust. Sellest tagasi ei tunnista. Šemšu-Hor nimetatakse ka Akhu, mis tähendab tõlkes ülev, särav, imepärane, hiilgav. Akhu on arhetüüpne kosmiline valguse inimene ehk inimkonna ideaalne arhetüüp, Jumal inimene. Ja jõudsimegi kohe selles religiooniloolises pikas reas meie kultuuris olulise Jumal inimese juurde, kelle nimeks on Jeesus Kristus. Need inimesed, see tähendab Akhud või kosmilised valguse inimesed, omasid uskumatuid teadmisi astronoomias, tähetarkust, nende teadmised universumist, planeetidest, aga ka kõigest muust olid hämmastavad ja imetlusväärsed ja nende teadmiste hulgas oli niisuguseid, millega me tänapäeval ei oska ka midagi peale hakata, me kehitame õlgu ja ütleme, ei tea, ei saa aru, ei ole olemas, on tavaline vastus enesekaitseks. Ja vanad Edfu tekstid mainivad neid Akhusid ka seppadena või metallimeistritena. Niisiis kõikide vanade rahvaste kultuurid räägivad mingist kummalisest arhailisest ajast, folkloorsest ajast ja või nagu me ise ütleme siin, eelajaloolisest ajast, aga kas siis eelajalooline aeg ei ole sellepärast aeg, et akadeemiline ajalugu ei oska temaga õieti midagi peale hakata. Ja kas see, mis müütides on kirjeldatud, kas see on siis muinasjutt, see tähendab väljamõeldis, aga kas muinasjutt ei ole ise lihtsalt üks ennemuistne jutustus, lugu tõesti sündinud asjadest? Toome ainult ühe näite. Homerose Ilias oli kuni 19. sajandi lõpuni tuntud ja peetud lihtsalt literatuuriks. Ja oli niisugune mees nagu Schliemann, ta ei olnud elukutseline ajaloolane, kes lapsena lugedes Homerost oli veendunud, et see on ajalookroonika. Loomulikult akadeemiline ajalooteadus naeris ta välja, selle naerul polnud otsa ega äärt, mingi diletant tuleb siin seletama, kogu akadeemiline maailm teab ja usub, et Homerose Ilias on lihtsalt literatuurne niisugune poeem. Siis selgus ometigi, kui Trooja oli välja kaevatud, et Homerose Ilias on täpne ajalookroonika. Schliemann oli tõestanud siis akadeemilise ajalooteaduse küündimatust ja see on üldine, mida võib öelda väga tihti akadeemilise ajalooteaduse kohta. Ja põhjus on väga lihtne. Kui meil tekib mingisugune juba niisugune, et lepime kokku, et need asjad on nii, õpetame ülikoolis targal näol, et nad on nii, siis sellest saab lihtsalt üks uskumus ja loomulikult uskumuste vasta ei ole mitte midagi teha. Kuulsin hiljuti raadiost, Vikerraadiost saadet poole pealt ja mul jäi mulje, et Vikerraadios jutlustab keegi lahkuusu väga hingestatud jutlustaja. See oli niivõrd niisugust usulist veendumust ja õhinat täis, äratas tähelepanu, mind hakkas huvitama, mis on see teema. Ja seal kordusid ikka sõnad tekkis eraldus, eraldus, tekkis eraldus. Selgus, et üks akadeemik rääkis evolutsiooniteooriast ja seal muudkui elu, aga muudkui tekkis igal pool ja muudkui jälle eraldusid kõik liigid. Aga paluksin mingisugust tõestust, mis asi on see tekkimine ja mismoodi on see eraldumine. Umbes, et hobune mõtleb ja eraldub siis järsku kaheks mingiks eriolendiks ja siit ka see piinlik lugu, et ikka seda vahelüli ahvi ja inimese vahel mitte kuidagi ei ole leitud. Samal ajal räägivad vanad kultuurid hiiglastest. Selle kohta on väga palju andmeid, aga jutud juttudeks on olemas hiiglaste luukered ja need hiiglaste luukered ei sobi mitte kuidagi evolutsiooniteooria
niisugusesse profaanselt ja lihtsustatult, kuid ühiskondlikus elus usuna toimivasse evolutsiooniteooriasse. Ja kuna nad sinna kuskile ei mahu, siis me vaikime nad maha ja ütleme lihtsalt, et nad ei kuulu meie mõttemaailma, sest nad ei sobi sinna. Aga need luukered on ju olemas ja neid saab uurida, vaadata ja käega katsuda. Teeme siis esimese kokkuvõtte. Kui ajalugu jaguneb eelajalooliseks ajaks või müütiliseks, arhailiseks ajaks ja ajalooliseks ajaks selles mõttes, mis on kontrollitav, dateeritav, teatud kindlate ajaloo teaduslike meetoditega tõestatav, siis on siin toime pandud niisugune ropp ja inetu tegu, et eelajaloolisse aega kuuluvad võimsad ehitised on lihtsalt toodud ajaloolisse aega ja nagu ilmselt on näha, palju tuhandeid aastaid tehtud nad nooremaks, et nad sobiksid meie ajaloo käsitlusega kokku. Selge on see, et enne suurt katastroofi ja veeuputust on olnud maailmas suured ja kõrged tsivilisatsioonid ja ilma igasuguse kahtluseta materjali selle kohta on masendavalt palju esemelist arhitektuurset, et enne seda on olnud siin ilmas kõrged suured kultuurid ja need on kosmilist päritolu. Kes on siis ateist? Ateist on maine inimene, kelle kogu elukäsitlus on piiratud maakeraga, kes ei arvesta üldse kosmost ja kosmilisi jõude. Religioosne inimene on kosmiline inimene, kelle maailm on kogu universum ja kes tunnistab seda, et universumi jõud on suuremad ja võimsamad inimesest. Niisama lihtne see ongi. Darwin ei olnudki selles mõttes üldse mitte teadlane, vaid pigem ideoloog. Ja Darwini teooria või hüpotees, teaduslikkuse nime all välja pakutud, millest sai usund, selle sisu on ju see, et maakera on isoleeritud süsteem, millel pole universumiga mingit tegemist ja kõik on tekkinud siin maa peal. Sellega sulges Darwin oma usundi läbi temasse uskujatele universumi ja kosmose, sest Darwini jaoks kõik toimus ainult siin maakera peal. See on siis niisugune geotsentriline maailmavaade, üle kantud siis bioloogilisse valdkonda. Selles on Darwini armetus ja kui võrrelda siis muinasaja rahvaid, kes olid tõesti targad, kelle elu oligi nii-öelda ainult kosmosesse ja kosmilisse ruumi suunatud ja suhestatud sellega, siis Darwini usund tahab inimesi kinnistada ja sulgeda ainult siia geograafilisse maakera ruumi. Niisiis on vanadest aegadest kindel religiooni looline lugu ja on selge, et iga religioon saab ainult selles ühtses liinis olla sees, seega ka kristlus. Mis on siis kristlus religiooni loolises arenguloos? Jälle kohtame seda sama mõistet Jumal inimene. Jumal inimene Kristus on ju jälle see sama, mida vana arhailine aeg on täis. Jumalate aeg, kangelaste aeg, hiiglased olid hübriidid kosmosest tulnukate ja maiste inimeste vahel. Nii et see materjali hulk on niivõrd suur ja ta on niivõrd lihtsalt ja selgelt tõestatav, see tuleb ainult endale teatavaks teha, natukene uurida neid asju. Ja Uues Testamendis on siis see erinevus või kristlikus religioonis, et kui teised religioonid ennem on olnud kas hõimuusundid, mis hõlmavad ühte rahvust nagu Vana Testamendi usund, siis Uus Testament avab selle Jumala inimese kontseptsiooni maailma kõikidele rahvastele. See on selles mõttes üle rasside ja rahvuste, kogu inimkonna vendluse religioon ja Jumala inimese kontseptsioon, kui Kristus oli tõeline Jumal ühelt poolt ja tõeline inimene teiselt poolt,
siis on selge, et jumalik peab valitsema inimlikku üle, mõistus ja teadmine tahte kaudu peavad valitsema emotsioonide ja kirgede maailma üle. Tänapäeval on üks teine kontseptsioon, mille nimeks on inimjumal. See on siis see, et inimene arvab, et tema inimlikust küljest piisab selleks, et juba automaatselt olla ise nagu jumal. Ka siin on üks ideoloog, kes on selles osas teinud väga halba ja kultuuri lõhkuvat tööd. See on Sigmund Freud. Ka Freudi ei pea mina isiklikult niivõrd teadlaseks, kuivõrd ideoloogiks. Ja kui kristlikus usus ja helleenlikus kultuuris oli esimesel kohal mõistus, teadmine ja tahe, millega valitseti emotsioonide ja kirgede maailma, siis Freud pöörab selle rea täpselt vastupidiseks ja seab esimesele kohale kire ja emotsiooni ja ülejäänud kõik ainult siis on selle elluviimine ja mõistuse osa on ainult siis niisugune abitu, lalisev selle õigustamine, mida me tänapäeval ju kuuleme massiliselt, kui räägitakse inimeste igasugustest ebaloomulikest ja loomuvastastest kalduvustest, siis öeldakse, ta ei saa sinna midagi teha, ta on niimoodi sünnipäraselt, juba niisugusena sündinud. See tähendab, et inimene absoluutselt mõistuse ja teadmise abil ei kehtesta enda juures kõrgemat ehk jumalikku valitsust. Täielik alistumine inimesest kerkivatele tungidele, kirgedele, nii nagu siis asi kukub, nii ta on. Me näeme, et selles freudistlikus ideoloogias ei ole mitte midagi heroilist. See on inimese degradeerimine missuguseks olendiks. Jäägu ka raadiokuulajal endal millegi üle mõtelda. Nii et see oleks niisugune lühiülevaade mõningatest väga olulistest küsimustest. Tuleksime ajaloo juurde. Maailma kultuure ei saa ju üldse vaadata lahus neid kultuure sünnitanud religioonidest. Religioon, sõna religio, religare, siduma, see on ju see, et inimene tõstab oma pilgu maistest asjadest ja tunnistab endast suuremaid jõude. Meil ei ole vaja kaugelt peale hakata. Tänavune talv ja lumi on juba väike märk sellest ja väga niisugune, ütleme, esimese astmel lihtne ja tühine uputused, kerged niisugused looduse õnnetused näitavad seda, et looduse jõud on üle inimese. Sellest sündis loodusrahvastel loodusjõudude austamine ja mõisteti seda, et kooskõla loodusjõududega ja nende arvestamine peab tagama ellujäämise, olemasolu säilimise. See on elementaarne ja lihtne mõista. Nüüd, kui see olemasolu säilib tänu sellele, et me tunneme neid seadusi, siis tajusid ka loodusrahvad seda, et maise looduse elurütmid bioloogilises elus sõltuvad kosmilistest asjadest. Nad tundsid loodust enda ümber ja nad vaatasid tähistaevast oma pea kohal. Nad tajusid varsti seda, kuidas kuu mõjutab nende elu, kuu faasid, kõige lähem planeet ja kuidas kaugemalt planeedid ei saa ju olla, kui me elame kosmoses, et kosmos meid ei mõjutaks kõikide oma energiate ja jõududega. Tuleme ühe lepingu juurde. Tänapäeval koostatakse ju iga päev kõige väiksemates asjades töövõtulepinguid. Olgu summad ükskõik kui pisikesed või kui suured, on lepingus sees üks sõna force majeure, suurem jõud. Mida tähendab see sõna lepingutes? See on ju tegelikult tunnistus, et on suuremad jõud, mis ei allu inimestele, mille vastu me ei saa eriti midagi teha, ja sisu on see, et me teeme kõik meist sõltuva, mis oleneb inimestest, kuid me peame arvestama inimesest suuremate jõududega. Loodus annab meile karmilt endast märku,
ja kahandab meie ülbust, meie häbematust, meie nõmedust, meie rumalust selle läbi, et on loodusõnnetused ja loodus näitab meile, inimene, sa ei ole nii vägev, nagu sa arvad. Loodus on sinust vägevam. Ja kui inimene arvab, et ta võib elada loodusseadusliku vastast elu, nimetades seda kas või inimõigusteks, sest ka eetikaseadused on osa kosmilisest loodusseadusest, millede järgimine tagab olemasolu, siis kannataja on seesama inimene ise. Sülitad vasta tuult, saad näkku, ise oled süüdi. Ise maksad oma rumaluse eest, ei mitte keegi teine. Kõik need vanad ütelused, narrid põldu 1 korra, põld narrib sind 9 korda, kõik need vanad tarkused, mille kaudu lapsi õpetati, on see elukogemus sadade ja sadade põlvkondade jooksul, et on meist suuremad jõud, millega peab arvestama. Ja ka meie arvestame. Ja kas või kui tuua näide Eesti Vabariigi põhiseadusest, siis esimesed sõnad on mis? Vankumatus usus. Pange tähele, ei ole öeldud kindlas teadmises, kindlalt teaduslikult tõestatud teadmises, ei, vankumatus usus. Tähendab, kindlalt teadmist ei ole, aga usume, et Eesti Vabariik on ja jääb ja püsib ja kõik nii läheb meie usu kohaselt. Niisiis me siiski tunnistame oma elus seda suuremat jõudu ja selles on juba ka tahest tahtmata, me tunnistame religioosset momenti oma elus. Inimene ei ole ülim, mitte kõige suurem, mitte kõige vägevam, ta isegi ei määra oma enda elu. Ja selles ongi ju religioosse inimese ja ateisti erinevus. Ateist arvab, et kõik oleneb temast või siis natukene võib-olla kuskil ei olene ka, aga üldiselt kõik ainult temast. Religioosne inimene teab, et tema elu sõltub temast suurematest jõududest. See kutsub temas esile positiivse alandlikkuse, mis on tarkuse tunnus. See tähendab, et ta ei ole ülbe, ta ei ole häbematu. Ta teab, et inimene plaanitseb, Jumal juhib, nagu öeldakse. Ja see Jumal ei ole sugugi mingi olend kuskil, kes nii jõuetus vihas vaatab siin meie omaette toimetamist ja siis kirub kättemaksu, vaid mis on siis arhailistest aegadest need 2 väljendit, mis ka piiblis sees on juttu Jumalast suure algustähega kui absoluudist ja Jumalatest väikese algustähega ja mitmuse vorm. Me ei saa nendest küsimustest mööda minna. Ja on paljud esitanud küsimuse piiblis, et ühe ja sama raamatu kaante vahel on Vana Testament ja Uus Testament. Need on 2 vastandusundit, vastandlikku religiooni. Kuidas saavad need olla ühe ja sama raamatu kaante vahel? Need on 2 eri usundit. Siit tuleb ka küsimus, kas Vana Testamendi ja Uue Testamendi Jumal on üks ja seesama Jumal. Üks väike loogiline mõttekäik, millele ei pea ju mina vastust andma, küsimusi võib ikka esitada inimene endale. Kui Vana Testamendi Jumal kordab seda ja rõhutab pidevalt, mina olen sinu Jumal ja sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. Toome ühe näide tegelikust elust. Oletame, et mees või naine ütleb oma abikaasale, mina olen sinu naine ja sul ei tohi olla teisi naisi minu kõrval. Või mees ütleb seda sama oma naisele. Siis järelikult on olemas teisi naisi, sest kui oleks ainult üks naine, siis ei oleks vaja niimoodi öelda, siis on selge, et kuna ma olen ainuke, siis ei olegi küsimus üldse teistes naistes või teistes meestes. Järelikult olid teised jumalad. Ja Vana Testament räägib siis ka teistest jumalatest ja nimetab neid ebajumalateks.
kes on siis jumalad mitmuses. Kui arhailise ajastu ajalugu, mida me ei saa sugugi ju olematuks tunnistada, räägib nii palju jumalatest mitmuses. Ja kui Vana-testamendi usundis üks nendest mitmuses olevatest jumalatest pretendeerib olla ainujumal ja nõuab ainult iseenda ainujumalana austamist. Mõelge edasi. Uues testamendis Kristus räägib taevasest isast, absoluudist. Nimetatakse ka absoluutjumalat igavikuks, eternum. Matemaatiliselt on ju olemas palju lõpmatusi, ei ole ainult üks lõpmatus. Jätame selle küsimuse mõtlemiseks. Kui ma pretendeeriksin seletada siin seda küsimust lõplikult, see oleks minu poolt häbematus, sest see küsimus ei ole päris inimesel haarata oma olemuse sügavuses. Aquino Toomas ütleb väga targalt dogmade kohta, et inimene võib dogmat uurides ja mitte ainult vaid avastabki üha kõrgemalt ja sügavamalt dogmasse kätketud tõe imelisust, kuid ta ei saavuta iialgi lõppu. See tähendab, me võime pidevalt ligineda absoluutsele tõele, kuid ei saavuta teda iialgi. See lause oleks vast juba tuttavam inimestele. Nii et ka absoluudist lõpmatusest rääkides me saame ainult rääkida sinna liginemisest. Aga kuna on tegemist lõpmatusega, siis ei saa ka liginemist rääkida, vaid ainult teatud liikumist või teel olekut, millel me kogeme ja omandame uut ja sügavamat mõistmist. Ja vast esimene tarkus ongi selles, et me mõistame, et asi on lõpuni inimesele mõistetamatu, haaramatu ja hoomamatu. Ja see loob täiesti erilise religioosse inimese teadvuse, milles ühelt poolt on suur arenguruum, arenguruumil piiri ei ole, aga teisalt inimene nagu sisemiselt kuskil ka nagu murduks selle lõpmatuse ees ja selles ongi tema tegelik tarkus. Hiinlased on tuntud maailmas oma vana eelajaloolisest ajast pärit meditsiiniga. Ja nad korraldavad riiklikul tasemel kursusi nõelravijatele. Ja nendel kursustel räägitakse täiesti tõsimeeli sellest, et suure nõelravi kunsti õpetasid hiinlastele, kes mujalt tulnud, see tähendab kosmosest tulnud olendid, ka täiesti inimese kujulised. Ja vaat neid olendeid, kes olid kardinaalselt ühelt poolt erinevad inimesest oma omaduste ja võimete ja tarkuse ja eluea ja kõige poolest ja teisalt ometi meie sarnased, et see näitab universumi ühtsust ja seda, et bioloogilise elu alused on ilmselt kogu universumis ühesugused, kuna on tegemist ühtse tervikliku süsteemiga. Kuid kuna me ka teaduslikul tasandil tunnistame, et kogu universumi mateeriast me võime 1 või 3% nii, kuidas öelda, näha või sellega kontakteeruda ja 97% on see tume või meile tunnetamatu, kuid me teame, et see on, siis missuguse ülbusega me julgeme väita nii kindlalt kõike universumi kohta, millest me enamust ei tunne ega tea. Vast kõige väärtuslikum teadmine ongi see teadmine mitte teadmisest. See on ülimalt väärtuslik teadmine. See on alus teada saamisele. Ja seetõttu see ateistlik ülbus ei ole mitte midagi muud kui üks äärmine piiratus, äärmine rumalus või nagu üks mu akadeemiline sõber ütleb, ateist on arengupuudega inimene,
et no mida nendest tahta, nad ei oska mitte mingeid järeldusi teha isegi kuupaistest, mis ometi silmaga näha on. Et kuidas võib olla inimeste elu niivõrd iseendasse klammerdunud ja piirduda ainult, ütleme siis, maakeraga siin universumis. Me elame ometigi kosmilises ruumis. Meie kodu on universum kõige laiemas mõttes. Ja universumist on antud meile üks pisikene tükikene, üks kohakene, kus me elame. See on meie kodu, maalappike, kus me konkreetselt oleme. See on ju suures universumis see konkreetne kindel koht, kus me oleme, kuid ta on osa kogu universumist. Ja selle tõttu need suured suhted viiakse ellu meie pisikeses, meid ümbritsevas maailmas ja selleks suhete maailmaks on lähedased inimesed, meie enda suhe loodusesse, see, kuidas me suhtume putukasse, lindu, looma, oma perekonda, rahvasse, isamaasse, inimkonda, meresse, metsasse, ojasse, lillesse, siit algab see kõik peale. Ja sellepärast suured asjad algavad väikestest. Vana Hiina tarkus ütleb, 1000-miiline tee algab esimesest sammust, 100-korruseline maja algab maa pealt. Niisama imelihtne see kõik ongi. Aga selleks tihtipeale, et seda esimest sammu enda ees näha, tuleb tõsta ka pilk ja vaadata tähtedesse. Ja tähtedesse vaadates mitte unustada ka vana antiikaja filosoofidest juba öeldud asja, et tähti ei saa ka nii vaadata, et me kogemata kaevu astume, vaid et tähtedest saadud tarkus õpetab meid maa peal elama. Olgu see nagu aine mõtlemiseks nende suurte ja hämmastavate ja imetlusväärsete asjade ees. Tänan tähelepanu eest.
in
olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine.